Elus on ikka nii, et mõned võimalused tulevad, teised võimalused lähevad. Ja Eestis on ju neid investeerimisvõimalusi olnud. Meil on olnud Tallink, LHV Pank, Hansapank toonane. Väga paljud need tublid Eesti algatused on tänaseks kasumlikud, tulusad ja teistpidi mõned inimesed siis mõtlevad, et miks ma küll siis ei investeerinud, miks ma siis ei paigutanud raha. Täna ja ilmselt ka lähiaastatel on üks selline võimalus igale Eesti inimesele kindlustusühistu 1. Kindlustusühistu 1 on esimene Eesti omakapitalil põhinev ühistuline kindlustus. See tähendab seda, et sul on võimalik investeerida, saada osanikuks ja on ette nähtud ka kindlustussoodustused kindlustusühistu liikmetele. Ühistuline tegevus on midagi, mis algas Eestis juba enne esimest vabariiki ja kahjuks ei ole see täna jõudnud kindlustussektorisse, aga nüüd see jõuab. Ja ennekõike ma tahaks rääkida sellest, et miks mina liitusin kindlustusühistuga on see, et üksikisikule on täna liitumine suhteliselt odav, jõukohane. Sa võid teha omaniku investeeringuid samm-sammult ja samamoodi on täna liitumine ka organisatsioonile või ettevõttele suhteliselt väikeste kuludega. Nähes seda, kuidas kindlustusühistu on senini tegutsenud, et on muudetud näiteks ka kindlustusseadust, asutajate ringis on lai hulk Eesti organisatsioone, Jahimeeste Selts, Omanike Keskliit, Eesti korteriühistud, siis ma usun, et kindlustusühistu 1 on kindlasti üks järjekordne edulugu. Ja hea meel on, et täna veel saab olla selles osaline. Mis ma arvan laiemalt on oluline, et me toetame Eestis neid initsiatiive, mille tulemusena Eesti inimeste, Eesti organisatsioonide raha jääb Eestisse, mis panustab Eesti majandusse ja ka kasum jagatakse siin meie inimeste vahel. Nii et see on veel üks põhjus, miks siis kindlustusühistuga 1 liituda. Nii et tehke oma otsused, kaaluge ja ärge looge seda olukorda, kus te mõne aasta pärast mõtlete, et ai pagan, oleks ikkagi võinud ka võib-olla leida selle 100–200 eurot ja ka kampa lüüa. Et edu ja toetame koos Eesti ühistulist tegevust.